Selles videos ütleme teile tere mitte Taist, mitte Filipiinidelt, mitte Lõuna-Prantsusmaalt, mitte ka Hawaiilt, aga peaaegu Hawaiilt. Me oleme omadega jõudnud Okinawa saartele Jaapanis, mida peetakse kohalikeks Hawaii saarteks. Ja selle saare nimi on Ishigaki saar ja ütleme nii, et tegemist on maapealse paradiisiga. Ja nüüd me veedamegi siin 4 päeva, et avastada koos teiega kõige kaunimaid kohti siin saarel. Läksime! Kas oled valmis? Ishigaki on Jaapani üks kõige lõunapoolsemaid saari, millel valitseb mõnus subtroopiline kliima ja temperatuur on siin aastaringselt mahe, kuid tõelist suvesoojust tunneb siin maist septembrini. Meie olime siin veebruari alguses ja kuigi kaasa võetud suveseelikult kasutust ei leidnud, oli isegi tugeva tuulega temperatuur suhteliselt sama nagu meie Eesti suvel. Meile meenutas Ishigaki natuke Assoori saari, kus filmisime kusjuures ka minu esimese YouTube'i video. Kas me soovitame Ishigaki saarele tulla? Vastus on suur jah, aga te peate vaatama edasi, et näha, kui lahe siin tegelikult on. Kes on meie neid reisivideosid vaadanud, need teavad, et nii Assooridel kui Dolomiitidel, ütleme siis nii, et ma käin nagu pissil ilusates kohtades, sellepärast, et mitte, et ma nagu tahan hullult nagu märkida, mul ei ole mingi fetiš. Mul lihtsalt oli pissi häda ja ma mõtlen issand kui äge, et ma nüüd saan minna Jaapanis kuskil saarel olles ilusasse kohta pissile. Teete siia! Kõikidel Okinawa saartel on väga ilusad rannad ja ainulaadne veealune elu, nii et soojamal ajal siia tulles tasub kindlasti snorkeldamisvarustus kaasa pakkida. Imeline, issand. Ja vaata. Nii äge, issa, ma tahaks seda nii hullu kaasa võtta, aga ei tohi. Vaata kui siuke ehte hoidja, aga nagu päris. Ishigaki saarel on mitmeid väikeseid külakesi ja üks suurem keskus, mille kohta Jaapani kontekstis linn kindlasti öelda ei saa, aga saare mõttes küll. Veel üks huvitav tähelepanek Jaapanist on see, et autod kõik pargivad ennast ühte pidi, ehk siis ninad on väljas ja see on ebaviisakas, kui sa tuled siia ja pargid ennast niimoodi, et sul on nagu nii-öelda see auto, see tagumine ots siis nagu niimoodi väljas, kui kõik teised on ninaga väljas poole. Et te siis teate? Okei, mingi ülbik on siin reaalselt. Näe, kohe on veits tuusam auto ja kohe on ülbik. Siin on kõik autod, Hondad, Toyotad, siis on mingid Suzukid ja siis on mingid sellised, ma ei tea, mis bränd see on, ma eeldan midagi kohalikku, aga väga palju on just nagu neid Suzukisid ja selliseid, vaata, Nissan on ka samasuguse kujuga, sellise lõmmis mopsi näoga autosid on siin päris palju ja selliseid samasuguseid ja sama tüüpi autosid. Me nüüd tulime siia Ishigaki kõige suuremasse linna, mis on tegelikult väga väike linn, Nagara või? Ma ei teada, kas see on selle linna nimi, peaks välja uurima, mis see on. Ja me mõtlesime, et tuleme vaatama siis, et mida võimast see linn meile pakub. Tegelikult tahaksin süüa ja ma tahaks mõnes poes käia muidugi, sest et Ishigakil tehakse väga mitme põnevaid toite ka ja võib-olla saab midagi põnevat kaasa osta suveniiriks. Nii et siis me olemegi tulnud siia nagu Big City Life elama sellel rahulikul ja väga malbel ja sennil saarel Ishigakil. Let's go! Kuulge, see on kindlasti Jaapani universum on steroids, lähme vaatame. See vist mingi kaltsukas mul on tunne. Ja siin on nagu nii palju asju, mul on täiesti hulluks päris äge. See on next level. Sarais kellelegi salli. Oota, teeme ikka ühe tiiru siin ka. Me oleme jõudnud siia kusagile marketile, mis siis tegelikult tähendab seda, et see ongi nagu selline market hall nii-öelda inglise keeles, kus ongi selline katus pea kohal ja selline pikk tänav, mis on täis poekesi. See on väga tavaline siin. Seda oli Tokyos, seda on siin, seda on ilmselt Kyotos ja Osakas ka. Ja mina tahan natukene vaadata neisse poodidesse, siin on ilusad klaasi. Mul on vaja osta ju kindlasti mingi 6-osaline klaasikomplekt ja see Eestisse tassida. Okei, päris seda ma vist ei tee, aga tegelikult tahaks küll. Nagu kaugelt sellest tänavast pildi on ta okei, aga teed lähedalt, zoomid sisse, kohe on nagu mingi ülikrunge ja pluss paned veel selle mingi Fuji filmi filtri ka peale.
Selles linnakeses on mitmed huvitavaid suveniiripoode, kus müüakse kõike kohalikku. Keraamikat ja klaastooteid, ookeanikarpidest tehtud ehteid ja palmilehtedest kootud aksessuaare. We're from Estonia. Estonia? Yeah. That's Europe, right? Kuule, see on päris lahe. Kuule, peaks mingi aroomiõli või küll ostma, ma arvan. Mingi talvine rohkusvill. Jõulutäht paneb siin tuusa lihtsalt pisut mingit suvalist tänavu. Lisaks on siin väga palju autentset söögikohtasid, millest ühte leidsime teiega meie. Ai, külmelu. Selle vastu ei saa. Me oleme siin söömas ühes üliautentses soobanuudli kohas ja vaadake seda kohta, see on tõesti, see on autentne, seda soovitati meile. Üks pood, kus me käisime, seal müüja rääkis väga hästi inglise keelt, mis on siin päris suur haruldus tegelikult ja tema soovitas seda kohta, kuna siin on väga autentne toit, aga lihtsalt kõik asjad on lihaga ja siis ma pidin tegema selleks, et kas saab midagi, kus ei ole liha sees. Mis on siin päris keeruline, sest et see on ikkagi see nagu liha peal üles ehitatud, aga ma sain teada, mida tähendab ilma lihata, tähendab niku nashi, ehk siis niku on liha ja nashi on nagu ei või mitte või ilma selleta põhimõtteliselt. Ma olen tälle natukene targem. Mina siis sain sellise merevetikapõhise sooba. Ma arvan, siin peal on kohalik tofu, siin tehakse vist kohalikku tofut minu meelest. Vähemalt Okinawal kindlasti nagu tehakse. Ja vaadake, kui ilus on see kaus. Siin saarel ja üleüldse Jaapanis tehakse väga palju keraamikat ja väga ilusat keraamikat, nii et siin me saame seda kõik kogeda, toitu ja keraamikat mõlemad. Vau, tšeki biiti. Ma pean laskma sellel jahtuda, sest muidu ma rikun oma reisi ära, kui ma suu on põlenud. Okei, sööme nüüd. Fantastiline. Ja see ongi see sama sooba koht, kus oli just praegu see mega fantastiline toit. Ja see näeb välja selline, et see koht on kinni. Või kuidagi Eestis ma arvan, et ma teeks järelduse, et see koht on suletud, aga ei. Selle nunnu väikese ukse taga, lükkad selle eemale, ongi see äge restoran. Restoran muidugi on selle kohta vist palju öeldud. Imeline söögikoht. Ja seal on Max Valu. Oota, ma tahan ka sellest teha pilti Max Valust. Täna hommikusöögilauas ma nägin pruuni suhkru sellist doonatit ja tuleb välja, et see on nagu mingi ilge teema siin Jaapanis üldse nagu söörikud ja sellised taolised tooted. Ja kuna ma seda juba hommikul sõin, siis me võtame omal pärastlõunaseks vahepalaks midagi siit, mingit doonatsit. Ma ei tea, mulle see isegi see klassikaline tunduks kõige parem. Samas nagu alati mingisugune väikene mõnus kaste siin peal on ka hea. Ma ei tea, millist võtta. Samas, vaata siin custard cream. Tead, ma just võtan selle. Samas nagu kold... Või nagu mis, ma tahaks teada, millega see siit seest välja näeb. Tahtsin ka sama, aga äkki siis nagu jagame, on ju. Vaata, seda on jumala palju ostetud millegi pärast. Ma tahtsin ka seda. Ma tahame meil täpselt sama maitse. Sa tahad seda üksinda süüa ära või? Ma ei tea. Siis äkki share'ime? Share'ime. Ishigaki saarel on pood, mis müüb North Face'i ja Eesti rahvariideid. Täna me oleme hommikusöögile ühte kahest hommikusöögi restoranist. Üks on selline nagu lääne köögiga hommikusöögi koht ja see on jaapanipärane, klassikaline, traditsionaalne hommikusöögi koht. Siin oli tegelikult Hiina toite ka ja ma võtsin omale Hiina fermenteeritud tomatid. Väga huvitav. Siis see on selline väga klassikaline, vist on nagu redis kohalik. See näeb alati iga nagu toidu sees nii kaunis välja. Siis Okinawa omlett. Siin oli kartulisalat, potato-salat ja ma armastan kartulit ja ma igatsen kartulit ja ma võtsin ka seda. Siis veel mingid fermenteeritud asju. Siis siin on piinad tofu, siin tehakse tofut siin samal saarel, nii et see tundub eriti mõnus. Vaadake, wow, nii, taste test. Vau, see on sojakasmi sees, aga ta mõjub nagu natuke magusana, see tofu, aga ta justkui ei ole, ta on väga umamine. Appi kui äge. Merevetikad on minu meelest nii ägedad, nad on nii totrad, näevad välja ja iga see väikene mummukene, kui sa paned selle suhu ja hammustad katki, ta on nagu
väikese plahvatuse teeb su suus. Mul on üks lemmikasi, mille ma olen enda jaoks täiesti avastanud, on jääkülm jasmiinitee, mida pakutakse siin hommikusöögilauas. Ja vaata, siin nagu müüakse päris palju ka poodidesse pudelisse pandud jääteesid ja mingi oolong tee on siin väga-väga populaarne. Ja Eestis, nagu kui sa lähed poodi, võtad jääteed, see on nagu mingi kõige magusam asi üldse, see on nagu mingi suhkruga üle küllastatud ja kunagi pole väga joonud neid, aga siin pole tilkagi suhkrut sees ja see maitseb lihtsalt nii jumalikult. Ma kuidagi tunnen, et ta nagu täidab mingit väga õiget kohta, mingit väga õiget tühimikku oma kehas. Ehk siis see on just nagu minu iga hommikune selline tore traditsioon juua mingi 3 klaasi seda teedra. Jäätükikesega, nii hea. Vaata see nurk, vaat see on juba midagi. Väga ilusad detailid on siin. Arigato gozaimasu! See on see, et kui muidu räägid nagu inglise keeles, siis ütled lõppu arigato gozaimasu ja siis oled nagu ka kohalik. Ma õpetan hästi kiire asjaga, et arigato tähendab aitäh, on ju, aga sa kunagi ei tohiks öelda lihtsalt arigato Jaapanis, vaid sa peaksid lisama sinna lõppu gozaimasu. Ja mul on mingi siuke värk, et mul lihtsalt ei jää see gozaimasu meelde ja ma olen öelnud siin nagu arigato gozaimasus, goimaseen. Ma olen igast jama neile öelnud selle gozaimasi nagu asemel, aga siis Harri nagu tegelikult päris hästi tabas ära, et ma jätaks selle meelde nagu niimoodi, et on koi ja siis on sai nagu mida me sööme ja see on maas, et koi, sai ja maas. Ehk siis nagu koi sa maas. Niimoodi iga kord, kui ma ütlen arigato, siis ma mõtlen koi sa maas. Lumi for more language advice. Meie soovitame kindlasti rentida auto, sest et ilma selleta ma ei kujuta ette, mismoodi me üldse oleksime siin hakkama saanud. Saarel on väga palju vaadata ja autoga on seda lihtsalt kõige mugavam ja lihtsam teha. Aga pange tähele, et Jaapanis on vasakpoolne liiklus. Sel ajal, kui meie Ishigaki saarel olime, ei olnud siin väga palju inimesi ja liiklus oli, ütleme nii, et peaaegu olematu, nii et vasakpoolset liiklus siin kindlasti kartma ei pea. Koopa inimestele kohaselt oleme ka meie nüüd jõudnud omadega koju, nii et hello MTV, welcome to my crib. Yes. On the left. Yes. This down. This whole. Väike Orioni õlu või ma ei tea, sinna midagi peilist. Ei, ma asin sassi kohaliku sakkaga. Mis siin toimub muidu? Ma olen siin münti, sinna paned ühe. Ma eeldan, siin peab midagi soovima või tänama. Ja nüüd võtame münti tagasi. Ma arvan, et käime enne ära paremal pool, sest et seal on juba see high tide. Summer again. Ma saan aru, et see on mingi muusikavideo, mis siin on filmitud. Jaa. Me käime päris tihti reisidel off-seasonil ehk hooajavälistel aegadel, kuna turiste on siis vähem ja saame kõik ilusaid kohti rahus nautida. Ja samamoodi hooajavälisel ajal sattusime me ka siia Ishigaki saarele ja kuigi põhihooajal on ilm kindlasti parem ja saab ka veemõnusid nautida, jäime kõigele sellele vaatamata oma kogemusega väga rahule.
see imeilus koht on Kapira Bay ja tegelikult see on ka koht, mis sai otsustavaks siis sellel hetkel, kui me pidime tegema valikut, millisele Okinawa saarele me tegelikult lendame, sest et Okinawa saared kõik on väga erilised ja omamoodi, see on kindlasti ka sarnasusi väga palju, aga et iga saarel on nagu need mingid pärlid ja Ishigaki saar on kindlasti üks kõige populaarsemaid saari neist kõikidest, aga jah, see Kapira Bay sai siis otsustavaks meie jaoks, see vaade on siit väga ilus, insert mõned droonikaadrid ja kusjuures siit samast püütakse ka musti pärleid. Nii et see koht on kindlasti üks väga eriline ja oluline koht selle järgmises saare. videos külastame UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Iriomote saart, mis on ühtlasi kõige lõunapoolsem Jaapani saar, asudes vaid 300 kilomeetri kaugusel Taiwanist. Ja oi, see koht oli midagi ebamaist.